Jaanipäev ja pühad on aeg koos sõprade ja sugulastega veetmiseks. Aga mis on see, mida sina saad teha, et sinu laps ja lapsed tunneksid ennast sellel ajal turvaliselt ja ohutult? Õues veedame väga palju aega, aga õues on ka mitmed ohud. Väga sagedased traumad ongi lastel näiteks hukkumised, marastused, väikesed muhud, põrutused, aga samas on ka näiteks mürgistused. Ole teadlik, mis vedelikud ja kus sul paiknevad. Meil lastehaiglas on olnud olukordasid, kus eelmiste aastate jooksul on tulnud erakorralise meditsiini osakonda väikelapsi, kes on süütevedelikku joonud. Aga sinna hulka kuulub ka kodukeemia või ka alkohol. Kindlasti pidada silma peal ka oma teismelistel. Lastehaigla EMO-sse satub ka alkoholijoobes noorukeid. Pühadel võib esineda ka selliseid olukordasid, kus me kipume natuke üle sööma ja seda ka lastel. Ja siis tullakse ka erakorralise meditsiini kõhuvaluga, mis on tingitud liiksest söömisest ja vähesest liikumisest. Aga teine variant võib olla ka see, et väikelastel on niivõrd lõbus ja tore ja jooksevad väga palju ringi, et söömine ununeb täiesti ära, juuakse võib-olla ainult vett. Ja õhtul lähevad nad kenasti magama, aga hommikul on nad ikkagi küllalt unised veel, et siis võib olla tegemist hoopis alanenud veresuhkru tasemega. Sellisel juhul esimese kiirabina lapsele magust mahla anda, jälgida seisundit ja mitte kõhelda kutsuda kiirabi, kui lapsel esineb teadvushäiret. Kindlasti pidada seda silmas, et lastel ei oleks kokkupuudet kuumade esemetega, kui näiteks kuumad grillid, miks mitte ka saunakiris või lõkked. Ja ka oluline on silmas pidada päikesepõletuse ohtu, lastel päikesekreemi peale panna ja siis päikesekaitseriideid kasutada. Veekogu lähedal viibides hoidke lastel silma peal. Nad võivad küll ujuda, usata, aga vahel võib olukord muutuda väga ohtlikuks ja väga kiiresti. Kasutage kindlasti täidetavaid ujumisabivahendeid. Küsime veel kord, mida saame me teha, et meie lapsed tunneks ennast ohutult ja turvaliselt ja neil läheks ainult positiivsed emotsioonid.